Eestlased jälgivad partei reitinguid, valitsuse remonti, siis maksutõusu, inflatsiooni, hinnatõusu, vaatavad oma palka ja neil hakkab halb. Samal ajal planeedil on terve hulk teadusasutusi, mis pidevalt jälgivad sagedustega toimuvat. Leidsin teile, kallid kolleegid, IT-kursandid, õigupoolest päris mitu niisugust keskkonda, kus kogu aeg reaalajas jälgitakse Schumanni resonantsiga toimuvat ja pidevalt antakse teada, kui on toimunud ülijärsud sageduse hüpped. Me võib-olla isegi natuke rohkem taipame jälgida päikeseplahvatusi. Meil YouTube'is on terve valik väga vägevaid astronoome, meteorolooge ja teisi tippspetsialiste, kes erinevatest maailma piirkondadest annavad teada, kui kihutab maa poole, kas siis päikeselt või päikese tagant. Sel juhul öeldakse, et me ei tea nende lainete päritolu. Kihutab kas gamma või röntgen või Tesla wave ja siis ei arva teadlikumad, ennast kursis hoidvamad inimesed siin planeedil, et halva enesetunde tekitab ainult vihmasadu, automaks või Donald Trumpi uued maksustamise ideed. Nii pingviinid me ka ei ole. Me siiski füüsiliste olenditena paratamatult sõltume sellest, mida sagedused, vibratsioonid meie ümber korraldavad. Tekst, mille ma teile leidsin, on Schumanni resonantsi kõikumiste ja väga järsu vibratsiooni tõusuga seotud enesetunde pehmelt öeldes nihetest. Meil on miskipärast väga paljudel praegu mälulüngad, meil on tasakaaluhäired, meil on seletamatud valud kuskil, meil on tunne, mille kohta on üks hea termin, süda sügeleb. Ja ta otseselt ei klopi, ei jäta lööke vahele, ei valuta, aga süda sügeleb, ta laieneb niimoodi, et sügeleb. Meil on öö ja päev sassis ja mitte kellakeeramisest, vaid sellepärast, et mingid impulsid mõjutavad meid kui looma ja ajavad näiteks öösiti looma selle asemel, et magada. Ja imelikke unenägusid vaatama. Laureano Goncalves on kirjutanud ühe nendest tekstidest, mida tegelikult sotsiaalmeedia, nii Facebook, Insta kui Patreon on pidevalt täis. Ehk siis, kui sa saad jaole teemale, mis asi tegelikult toimub, siis sa ei pea isegi teadma sõnu transformatsioon, avanemine, 3D-st 5D-sse kulgemine, see ei ole tähtis. See toimub niikuinii, kas sa tead neid sõnu või mitte. Schumanni resonantsist jutustab meile Wikipedia, nagu te näete. Kuldar, kui sind täpsemalt huvitab Schumanni resonantsi kohta, siis kui sa paned doktor Google vastuvõtus ennast kirja sõnaga Schumann resonants, siis sulle tuleb 10 lehekülgi pakkumisi, kus on jälgimine, analüüs, uuringu tulemused, mida täpselt ükski sageduse hüpe sinuga teeb.
Nii et doktor Kuugu räägib sulle päris pikka juttu. Ma täis usun. Just, ma ka usun aeg-ajalt. Ja mis on mulle kõige armsam? Elektrimolekulid panid näkku praegu. Mulle kõige armsama koha peal Nikola Tesla. Tesla auto on üks kõige kahjulikum nähtus üldse looduskeskkonnale. Tutvustan teile lähiajal materjali, mis räägib, mida tähendab ühe Tesla auto tootmine, millest koosneb see aku, kui palju selleks on tegelikult vaja pinnast tagurpidi keerata. Ent mitte Tesla autost ei taha ma oma taustapilti luua, vaid Nikola Teslast. YouTube'is, nagu te näete, on kohe näha üks video aastast 24, kas Tesla avastas Schumanni resonantsi. Jah, avastas, lisaks Tesla teadis, et Giza püramiidide all on kadunud linnad ja et nii Giza kui teised püramiidid olid elektrijaamad ja lennujuhtimiskeskused, mis asusid keset ülikõrge kultuuriga tsivilisatsiooni. Aga me, inimloomad, saame ju kõigega hakkama. Haha. Siis võib siit valida Schumann frequency, mis siis kvantmeditsiini korrastab inimest. Sa vibreerid ju, tead küll, ükskõik kas see on kristall, kauss, lift, automootor või nurruv kass, sa vibreerid sellega kaasa. Ja see Schumann frequency Nikola Tesla välja selgitatud sagedusel tuunib sind mõnevõrra paremasse olukorda. Ja veel mõne aasta eest enne Tesla was right. Resonance holds everything together. Ehk siis resonants hoiab kõike koos. Ilma resoneerimiseta ei istuks sa ei tooli peal ega krutiks oma telefoni oma näpukestes, sest neid ei oleks olemas. Pealkiri meie tekstil on Sa ei sure. See on Schumanni resonants. Laureano Goncalves, nimi on väga Hispaania moodi. Eks ta võib olla ka Portugalist või Ladina-Ameerikast pärit teadlane. Juhin tähelepanu, et parimad teadlased viimasel ajal on nii-öelda kolmanda maailma riikides. Et sealt nagu paisu tagant pääsenult tuleb elektri tootmise ideid. Sealt tuleb tuhandeid lahendusi. Väga värviline teadlaskond on tegelikult loomas inimkonna tulevikku, juhul kui psühhopaatidest klounid meie planeeti lõhki ei egotse. Esiteks me korrastame koos õigekeelsuse, teiseks on sul võimalus kirjeldada oma enese ja oma lähedaste tervislikku olukorda ja selle põhjusi. Arvesse tuleb ka nihestatud ja murtud näpp kossutrennis. Arvesse tuleb ka hobuse käitlemisel saadud peapõrutus ja jalatrauma. Sest õigupoolest ka see, et loomal tekib kasvaja, et seda on vaja narkoosi all tervendada ja lõigata, ka see on osa sellest teemast. Kaasa arvatud su sattumine just sel ajal sellesse kohta, et sa saad oma litaka kätte ja vahid lakke ja mõtled selle üle, mida õpetas Tesla. Proovi välja mõelda, mis sinuga juhtuda võib. Muutused magnetväljas kaotavad mälublokeeringud ja me tõstame oma teadvuse suuremale tõele. Eesti keeles me ei tõsta teadvust suuremale tõele, me teeme käände eestikeelseks suuremasse
teadvusse või tähendab tõesse. Me ei saa öelda tõtte, see on jabur. Suuremasse tõesse eestlane tegelikult veel ütleb ka suuremale teadlikkusele, suuremasse teadlikkusse, aga no kui tõde, siis tõde, credo. Loori kergitatakse, kardinad avanevad. Silmas peetakse kõigi selle suuna teadlaste ja autorite poolt seda, et me saame järjest teada, kui petlikke õppeaineid on meile koolis õpetatud, kui moonutatud tõde on meile serveeritud lõpliku tõe pähe ja kuidas tegelikult sellega on hoitud meie aju tegevuses selle samusega, mida praegu põldudele laotatakse, sest on kevad, et me jumala pärast ei otsiks tegelikke materjale, tegelikke fakte ega päris tõde. Samal ajal võib maa magnetsageduste plahvatus, eesti keeles me ütleme sagedus ainsuses. Kui on magnetsagedus, siis ta on magnetsagedus, me tõmbame siit tee maha. Maa magnetsageduse plahvatus, edastada mis tahes energia blokeeringu, auri välja, tubli robot, inimene teab, aura, mitte auri, aura välja. Mõte selles, et nii kui sagedus plahvatab, resonants muutub, see energia blokeering sinu bioväljas, sinu enda sageduses saab raputuse ja siis sa oledki natukene lollakas, rohkem kui tavaliselt. Ja. Kõrgema sagedusega plahvatused on kasulikud inimese aura välja puhastamiseks. Igast tõvest paranemisel kõigepealt on kõige vastikum, et kui sa torgid haiget kohta, siis ta läheb veel valusamaks ja siis hakkab paranema. Nii on. Füüsilise keha sageduse üles tõusmise, see on nüüd see sõna shift, mis meil üles tõusmise sõnana assotsieerub üheselt Jeesusega. Me võtame lihtsalt tõusmise, see üles tõusmine on natuke liiga. Easter. Hristos voskres vai istine voskres. Piirdub tõusmise. Sageduse tõusmise hingeline ja metafüüsiline selgitus on see, et mida suurem sagedus, seda väiksem tihe reaalsus, mida inimene kogema hakkab. Väiksem tihe on eesti keeles üks sõna, hõredam. Mida suurem sagedus, seda hõredam. Ehk siis me hõreneme, kergeneme. Seda hõredam reaalsus, mida inimene kogema hakkab. Eesmärk on transformeerida tihe ja kontrollitud reaalsus, milles elame viisil, mis ühendab inimkonda armastusel põhinevaks, kõrgemaks teadvuseks, füüsilises kehas eksisteerides. Sa hakkad sarnanema sellega, kes sa tegelikult oled. Sinus see tohutu raskus, valede, murede, hirmu ja viha koorem lahustub ja sinust saab see, kelleks sa päriselt sündisid. Sa ei tulnud siia makse maksma ega muretsema ega kartma. Looma, rõõmustama, laulma, tantsima, naerma tulid. Seda on võimalik saavutada vaid vabastades energiablokeeringud minevikust ja lapsepõlvest, mis hoiavad indiviidi lõksus, et luua illusioon tihedusest ja ebamugavustundest füüsilises reaalsuses. Kui inimene on oma teadlikkust, väga hea, 2K-d,
piisavalt tõstnud, et tajuda, et midagi toimub. Nagu te näete, on meil nüüd kõrvuti 2 korda sõna et. Grammatiliselt põhjendatud, stiililiselt mitte väga hea. Et tajuda, teise eti ja koma asendame mõttekriipsuga. Ja me saame hingamise koha. See kõlab palju paremini, et tajuda, midagi toimub ja suudab omada avatud meelt ja avatud südant, siis hakkab ta neid sagedusi neelama nii palju, kui mõistus ja vaim lubavad. Avatud 2 korda ja me võiksime siis öelda ühe asemel avar. Pigem sobib sõna avar südame juurde, niisiis avatud meelt ja avarat südant. See toimubki siis, kui süda sügeleb. Temast saab avar süda. Ühtlasi on selles lauses koma kui ees ülearu. Tegemist on võrdleva kuiga. See ei ole tingimuslik kui lubavad, vaid nii palju kui lubavad. Koma ei ole. Nende sageduste imendumine põhjustab vee vibratsiooni kehas tippsagedusel. See võib põhjustada mitmeid ebameeldivaid sümptomeid, kuid lõpuks on see ka tunnistus sellest, et meie planeedil ja meie teadvuses tegelikult midagi toimub. Mõned kõige levinumad sümptomid nende elektromagneetiliste. Elektromagneetiline, kumb ta siis nüüd on? Ma salvestan, härrased, printisin targu rohkem, tervist. Ma saadan teile tekstid. Me tegeleme Schumanni resonantsiga, mis on ülikiires tõusus. Me korrastame ühest küljest teksti keeleliselt, teisest küljest näitasin teile mitmeid saite, kui sa nüüd siiapoole vaataksid üle minu lausa, siis meil on maailmas päris palju seesuguseid portaale, kus on võimalik jälgida Schumanni resonantsi sagedusega toimuvat. Teksti algusosa kirjeldas seda, et mida kõrgemaks sagedus tõuseb, seda hõredamaks sina muutud. Kuna tekst on tõlgitud hispaania keelest, siis meil on rõõm seda ühtlasi korrastada. Ja kuivõrd kõik uus on hästi unustatud vana, siis loomulikult oli Nikola Tesla see, kes teadis, et Giza püramiidide all on vana tsivilisatsiooni linn, mille jõujaamad on püramiidid nii Gizas kui kõikjal ümber planeedi. Aga meie otsime moodust, kuidas elektrit toota. Ja me jõudsime sellele järjele esimesel leheküljel, kus algab kirjeldus, mis sinu organismiga siis toimub, kui sa hõrened. Nii siis nende sageduste imendumine põhjustab vee vibratsiooni kehas tippsagedusel. Nagu te teate, veel on mälu. Siin tunni alguses noormeestega rääkisime, et kui on vesi seisnud ruumis, kassid, koerad ega hobused seda teisel päeval kindlalt ei joo, sest veekristallidesse on salvestunud eelmise päeva mure, valu, viha, parteireitingud, Trumpi uued maksud. Nad soovivad kaevukanget nüüd, kohe, värsket, sest nemad teavad. Inimene on kõik ära unustanud. See võib põhjustada ebameeldivaid sümptomeid, kuid lõpuks on see ka tunnistus sellest, et meie planeedil toimub midagi. Oli see, mida ma lugesin ette siis, kui te sisenesite, toimuski midagi. Ja sümptomid elektromagnetilise sageduse tõusu
nende tõusude puhul on, järgneb loetelu, kui hispaanlane ütleb kuumus sähvatab. Eestlane ütleb selle kohta kuumahoog. Nii et teeme eestikeelseks, see on kas kuumahoog või siis kuumalaine, aga kuumalaine on meil pigem õues suvel, mäletate? Kuumahoog, kui keha vibreerib kiiremini, tekitab see soojust. Hägune vaade, siin on nüüd siis 2 varianti, sul on kas pilk hägune või see, mida sa näed, on hägune, mõlemad on õiged. Me ei muuda miskit, aga tõenäoliselt on silmas peetud hägune pilk. Ja kui sul just see halva enesetunde hetk on ja sa peeglisse vaatad, su silmad on vale värvi, sul ei olegi pilku nendel hetkedel. Vertigiini, halleluuja, see on eesti keeles vertigo. Vertigo, see on pearinglus. Nii et sinu vertigo tähendab seda, et on taruirara ilma napsita. Ebaregulaarsed südamelöögid, seletamatu valu, mida võib aeglaselt ära tunda või mis võib müstiliselt tulla ja minna. Aeglaselt ära tunda, see on siis vaevu tunda. Just, mida võib vaevu tunda. Tuleb ja läheb, teame. Tinnitamine ühes või mõlemas kõrvas. Tinnitus on selle asja nimi ja tinnitus tähendab siis vilistamine kõrvades. Tinnitus. Tinnitamine on nii nunnu. Viplala tinistas. Kõrvades tinnitab. Sa ilmselt koged seda ka, see ei ole tingitud liiga paukuvast muusikast ega õhurõhu tõusust ja langusest, et aeg-ajalt lihtsalt kõrvad vilistavad. See ongi tinnitus. Kõrged sagedused, harmoonilised ja või mõnikord ajutiselt kõrvu lukustavad. Need tekivad su kõrvades siis, nad ei tule kusagilt väljaspoolt. Su kõrv ise teeb seda. Lahendamiseks kerkivad meeleolu tasakaalutus ja emotsionaalsed plokid. See ei ole eestikeelne väljend. Lahendamist vajavad on eesti keel. Lahendamist vajavad, vot on inimesed, kellel on igale lahendusele probleem, aga me oleme need, kellel on igale probleemile lahendus. Ka siis, kui meeleolu on tasakaalutu ja emotsioonid plokis. Ekstreemne väsimus või äärmuslikud energiapursked sõltuvalt kogetud sageduse tüübist ja sellest, kuidas indiviid seda kogeb. Palju intuitsiooni, asjade tundmise või meeldejätmise tunnet, mis juhatavad läbi raskuste. Selle palju intuitsiooni mõte on nüüd küll kõrgem intuitsioon. Palju intuitsiooni ei ole palju õnne sünnipäevaks. See on kõrgem intuitsioon. Ja asjade tundmise või meeldejätmise tunne, see on teate déjà vu. Ehk siis asjade äratundmise üks sõna või meenumise, mitte meeldejätmise, vaid meenumise. See déjà vu juba olnud fenomen juhtub ilmselt iga inimesega, et ta mingisse olukorda sattudes teab, et ta on siin olnud, ta tunneb ära selle olukorra inimesed, asjad ja kuivõrd need asjad meenuvad, siis ta teab sageli ka seda, mis järgmiseks juhtub, mida keegi ütleb ja siis tehakse selgeltnägijate tuleproovi saade selle pealt. Mis juhatavad läbi raskuste ja suurendavad 6. meele võimeid. 6. meel, 3. silm, käbinääre, tõesti füüsiliselt eksisteeriv organ sinu ajus.
Lisaks puudutusele, maitsele, kuulmisele ja nägemisele. Maitse on meil see, mis on toidul või siis käsk. Maitse, aga meele nimi on maitsmine. Nii siis puudutusele, maitsmisele, kuulmisele ja nägemisele. Iiveldus, gripilaadsed probleemid. Sageli veel sedasi, et sulle tundub, et sul on palavik 100, tegelikult ei ole. Probleemid elamisega. Siin on silmas peetud elujõudu ehk siis elujõuga. Kui sul on probleemid elujõuga, siis võivad olla ka probleemid elamisega. Tühi asi võib sul lihtsalt kasti viia. Ekstreemne nälg või nälja puudumine, selle me ütleme eesti keeles ümber. Isutus, ekstreemne nälg või isutus. Teistsugune kui tavaliselt. Ärevus ja suurenenud võitle- või lennurežiim kehas. Selle režiimi nimi, see on niisugune ootus, ärev seisund. Me ütleme eesti keeles selle kohta põgene võitle. Ehk siis põgene võitle. Sidekriips on nende vahel. Põgene võitle režiim kehas. Niisuguse dilemma ees, härrased, teid kõnetan, sorry, et segan. Niisuguse dilemma ees olen ka mina praegu, kas võidelda teie jurakülviga või siis mitte põgeneda, vaid ignoda, aga iga loom, olgu ta siis kiskja või rohusööja, igal hetkel on täpselt selles režiimis põgene võitle. Kui ta on rohusööjas, ta jälgib pidevalt, mis põõsastikus toimub. Kas see, kes seal liigub, on väärt põgenemist või käib jõud temast üle. Nii et inimloom ei erine teistest loomadest. Sageduse tõus muudab pigem heas mõttes meid teiste loomadega sarnasemaks. Kõik võib panna sind tundma, nagu sureksid. Üks punkt on siin ülearu. Su keha tegelikult kohaneb. Kui inimene on täiesti teadvuseta ja ei ole kaastundlik olend või ei ole inimene, siis need sagedused ärritavad. Meil on erinevus. Kui miski ärritab, siis ta ärritab kedagi teist. Kui keski ärritub, siis see on enda poole suunatud, nii et siin on kindlasti ärritavad ja segavad ning ilmselt ei integreeru. Ja see teadvuseta, me ei hakka seda nüüd paaniliselt muutma, aga meil on eesti keeles erinevad sõnad. Teadvel, teadvusel, teadvustatud. Ja silmas peetakse teadvel olekut, see on siis mindfulness. Kui inimene on teadvustamata, teadvele tulemata, siis miski uus temaga lihtsalt ei sobi ja külge ei jää. Kuldar, meil siin on siuke lugu, et seda tüüpi inimene jääb madalasse sagedusse. Ega saa kasu saabuvatest energialainetest. Pärlid sigade ees, hane selga vesi. Selle kohta on Tom Walsbergil väga hea väljend. Välja situtud pärl on ka pärl. Kahjuks ei tule mõned inimesed füüsiliselt sellega hästi toime, mida näitab praegune ehmatavate lahkumiste laine. Selles pole kindlasti mingit hukkamõistu, kuna mõned inimesed ei valinud seda sageduse nihet läbida või lihtsalt ei jaksanud sellega silmitsi seista ja otsustasid isegi desinkarneeruda. Väga noobel sõna ärasuremise kohta, kehast lahkuda, desinkarneeruda. Lauses üks sõna on tiba mööda ja see on hukkamõistu. Selles pole kindlasti midagi hukka mõista. Ehk siis me ei pea kellelegi seda ette heitma, et ta ei suuda
shiftida, transformeeruda, sagedust tõsta, desinkarneerub, sureb maha. Hingekene puhkab, kogub ennast ja tuleb tagasi. Nad lihtsalt liiguvad teisele sagedusele väljaspool füüsilise keha piiranguid ja lähevad sinna, kuhu peavad minema, et jätkata teekonda. Meie, eks ju, nutame natukene oma matuse tseremooniatel ja elu läheb edasi nii meie kui lahkunute jaoks. Kuidas oma keha aktsepteerida? Kõrgemaid sagedusi. Ahah. Kuidas, tõmbame maha sõna oma, kuidas keha aktsepteerib kõrgemaid sagedusi, kuidas keha võtab vastu olukorra muutust, see on paras kosmonaudi elu, aga erinevalt kosmonautidest, astronautidest, taikonautidest, kes tulevad tagasi ja elavad teistmoodi edasi, meil käib see kogu aeg. Energiatega kohanemise aitamiseks on mitmeid viise. Aitamiseks ei ole hea, siis sa nagu aitaksid teist. Energia kohanemise, ma tean, energiaga kohanemisel on abiks mitmeid viise. Nüüd on eesti moodi. Meditatsioon. Mitte meditatsioon astraalolenditega ühenduse loomiseks või kehaväliste kogemuste saamiseks. Ei, ma tean, mis see on. See on kas lihtne füüsiline töö, jõusaalis tegutsemine, muusika kuulamine, et sa lülitad mõtted välja, siis sa oled meditatsioonis, pärdik peas saab puhkust, rahu, paus ja meditatsioon hingamisest, seda mõttekriipsu siia pärast punkti pole üldse vaja, tõmbame maha. Ja keskendumisest energiavoolule, mis töötab kõige paremini ning ees koma ei ole ja ning ega või nende ette koma ei käi. Avatud silmadega meditatsioon on samuti hea. Härrased kõrvaklappidega keeravad koos meiega paberil teise külje. Hakkasin just tegema seda. Sa näed, hästi läks, sünkroon täiega. Messa a terra. Mis on meil nüüd siis juhtunud selles robottõlke tekstis, on jäänud robotil terve üks lõik tõlkimata. No niimoodi, kas meist keegi itaalia keelt valdab? Messa a terra, piedi nudi per terra. Kahjuks pole piisavalt seal on. Trascorrere del tempo nella natura bagni di sale marino nuotare magnare sibi leggeri di terra per il tuo sé superiore per aiutarti con l'acclimatazione specialmente se stai soffrendo. See on aja ja ruumi korratus. Nüüd me teeme niisuguse liigutuse, mida iga haritud inimene päris sageli oma erialal peab ka tegema. Ta saab teada itaalia keelsest tekstist üldjoontes selle mõtte iva, et sul on desorientatsioon ajas ja ruumis. Ja mis me nüüd siis teeme? Me võtame sutsti selle tõlkimata jäänud lõigu, sülle, avame enda jaoks Google Translate, küsime Google Translate'i käest italian, aga me ei soovi saada seda Englishi, me toome tema ka mitte pärsia ega hindi keelde, me toome ta estonian. Esperantoga ei lähe mitte, see on liiga espresso macchiato. Nii, italian, estonian, sülle võetud jupike tekstist olemas.
maandamine, piedi nudi per terra. Ai, kui kaunid kaks keelt kõrvuti. Keeleteadlaste hinnangul ongi siin teil praegu vaadeldavad meie planeedi kaks kõige kaunimat keelt. Päriselt. Itaalia ja Eesti. Eesti keelt tead. Ja eesti keele lausetest kõige kaunimaks on hinnatud sõida tasa üle silla. Selle lausega platseerus eesti keelte olümpial Itaalia keele kõrvale. Need on Eesti maailma kaks kaunemat keelt. Pjasja, vaat oleks seda teadnud, kohe olekski uhkelt eestlane. Ma hakkan igal pool eesti keeles rääkima. Absoluutselt ja olgu... Lähen Inglismaale, siis ma hakkan eesti keeles vatrama, nüüd keegi aru ei saa. Ja sest sa pead nendele... Most beautiful language. Just olgu ära õpitud, mis siis, et vaja ei ole. Nii, nüüd me teeme siin väikese tehnilise lükke. Kustutasin ära kurbusega siit itaalia keele. Panen asemele Google Translate'i. See on reeglina meil teises šriftis. Järelikult tuleb teha väike tasandus, viia see samuti šrifti Times New Roman. Punkti arv oli meil 12. Ja ühtlasi kipub Google Translate tegema meile halli tausta. Me värvime ka tausta valgeks. No näed, nagu polekski midagi juhtunud. Save. Härra Kaljuste, kuni sa käisid väljas, meil juhtus siin teise lehekülje alguses imekaunis itaaliakeelne lõik. Me tegime sellele Google Translate'i tõlke ja seda tehes saavutasime kõrvuti maailma kaks kõige ilusamat keelt. Itaalia ja Eesti. Ja... Varvastega tegeleb või? Võt praegu ma ei saa sellega midagi teha. Nii siis maandamine. Vaatame nüüd, kas see on ka eesti keeles. Ma vahetasin paberil selle välja. Maandamine. Paljajalu. Paljajalu kõndimine maa peal on see. Nii et paljajalu kõndimine maa peal. Siis on siin edasi ajaveetmine looduses, meresoola vannid, ujumine, kerge mullase toidu söömine kõrgemale minale, ehk siis ma oletan, et see võib olla pesemata porgand vist. Mitte, et ma väga hull porgandite pesija oleksin, aga ma aiman ja, et see on pesemata juurviljade teema. Ja siis on sul siin veel tõlkes näha allikas, juhendmeeskond, et aidata kohaneda, eriti kui sul on valus. Selles kummaliste kirjavahemärkidega pikitud väljendis peitub siis toetusgrupp ehk siis tugiisikud. Siin on meil jutuks tugiisikud, kes aitavad kohaneda, kui on valus. Alati maisel matkal keegi on natukene kaugemale jõudnud. Keegi on suuteline olema teisele, isegi mitte õpetaja, vaid teejuht, kes ütleb, et tead, kui mul oli nii, ma tegin sai parem. Nii, tagasi eesti keele juures. Joo palju puhast vett. Ei mingit fluoriidi. Fluoriid, mis on meil sageli hambapastas ja mida on Pärnu vees väga palju, esiteks teeb su hambad kollase kirjuks ja teiseks katab su käbinäärme fluoriidi vaabaga, nii et su kolmas silm tuidub. Puhkus. Kehal on erakordne võime teha suurema osa oma kohanemisest magades või veel lamades. Eestlane ei tee kohanemist, eestlane kohaneb. Kehal on erakordne võime ja mitte siis teha, ütleme saavutada
suurem osa oma kohanemisest magades. Kohane ja hoolitse oma keha eest. Harjutus, mida pakutakse liigutav energia blokeeringute vabastamiseks ja õige energiavoo soodustamiseks. Nüüd siis mitte niivõrd liigutav, nad peavad silmas kehalist aktiivsust. Aga me pigem jätame ta samaks, sest viga sellel lausel ei ole. Ta lihtsalt kõlab veidralt. Nüüd mitte täistoit, vaid täisväärtuslik. Täisväärtuslik üks sõna. Täisväärtuslik toit vastupidiselt töödeldud toidule või GMO-dele. Massaaž. Spirituaalne konsultatsioon või juhendamine. Ja mitte eksperdiga, vaid eksperdilt. Meie saame konsultatsiooni eksperdilt, kellel on arusaam põhjusest ja terviklikest raviviisidest ehk siis holistilisest ravist, holistilisest teraapiast on jutt. Ihu, hing ja vaim kui tervik. Tablett ei muuda elulaadi. Võta ühendust oma kehaga ja tee seda, mis on õige, et sul oleks mugav. Et sul oleks mugav näiteks lugemine. Schumanni resonantsi energia on korrelatsioonis, kui kuulete midagi täiesti teistsugust ja vaatate graafikut, et näha, kas toimub virvendus. See virvendus oli meil siis see. Kordan, see on mitmest 10 võimalikust üks. Siit sa näed, kas sul on sellepärast halb või sellepärast, et demo läheb kallimaks. Trump hoolitseb selle eest praegu iga päev ju. Nüüd on pahandus. Nüüd on halvasti. Nüüd on halvasti. Aga me otsime vastust küsimusele, mis on Schumanni resonants. Saksa füüsik Winfried Otto Schumann avastas 1952. aastal, et maad ümbritseb võimas elektromagnetväli, mis moodustub mulla ja ionosfääri alumise osa vahel. Eks see muld peaks olema tegelikult maapind, nii et teate, muudame selle ära, igal pool ei ole ju muld, mõnes kohas on mäed ka ja ikka on resonants. Niisiis maapinna ja ionosfääri alumise osa vahel umbes 100 kilomeetrit meist kõrgemal. Lennukiga oleme umbes 10–15 kilomeetrit, siis on natuke rohkem minna. Sellel väljal on resonants, seega ka nimi. Me siis asendame sõna seega sõnaga sellest ka. Schumanni resonants. Enam-vähem kirjutame ilmaside kriipsuta uute reeglite järgi. Enam-vähem konstantne ja mitte järjekorras, vaid sagedusega. Konstantne sagedusega 7,83 hertsi, kääname, hertsi impulssi sekundis. Kuidas lugeda Schumanni resonantsi? Küsimärk. Vasakul teljel näete hertsi ja alumisel teljel leiate kellaaja. Nii ta siin meil käib. Neid on palju. Neid on väga-väga palju neid keskkondi, kus te neid telgi näete. Ülemine telg, ehk siis siin ka, näitab kuupäeva. Roheline, siin on näha, roheline näitab, et need on tavalised elektromagnetilised sagedused. Siin on nüüd silm nähtavalt paukunud punast 12. juunil. Eile paukus veel rohkem punast. Valget joont, siin ei ole üldse vaja jutumärke.
seostatakse tuhandete inimestega, kes suudavad tunda kõikumist oma füüsilises kehas. Puudu on sõna sageduse kõikumist. Mida laiem valge riba, seda rohkem laine ja mitte lööb, vaid tõuseb. Laine ei löö, laine tõuseb. Sel hetkel, nüüd siis me ei lähe minevikku, vaid pigem jätkame umbisikuliselt, sel hetkel tuntakse end äärmiselt uniselt ja silmad hakkavad, olevik, häguseks minema ning arvutist ei osanud väga hästi välja lugeda, see tähendab seda, nii et ning arvutist ei suuda enam midagi lugeda. Teame seda tunnet küll. Sul lihtsalt nina nokib, kuni sa kukud näoli klaviatuuri. Seilasi me teame. Need energiasageduse pursked aitavad inimkonnal ärgata loitsust. Tore, et robot tõlkis loits, mitte maagia nõidus, loits. See on hea vana rammussõna. Et madal sagedus võib inimest lõksus hoida, ärgata loitsust ja mitte et, vaid kus. Kus madal sagedus. Me kõik võime mõelda ajale oma elus, mil leiame end lummatud meelelahutusest või isegi orjusest tööst. Tööst, mida vihkame rahavajaduse pärast ellujäämiseks. Sõnade järjekord on põõsas. Oleme lummatud meelelahutusest või isegi tööorjus on üks sõna. Tööorjusest, mida vihkame, aga teeme rahavajaduse pärast ellujäämiseks. Paljud inimesed, sealhulgas ilmselt need, kes seda artiklit loevad, on aru saanud, et praegu toimub planeedil midagi väga valesti. Ei toimu valesti, vaid toimub valet. Toimub midagi väga valet. Maatriksi ei ole jutumärkides küll, aga algab lause suure tähega. Maatriksi tasandil on sellel planeedil 1% inimesi, kes tahaksid kontrollida 99% inimestest planeedil. Neil puudub teadlikkus või võime läbida neid sagedusi muutusi nagu, ja nüüd mitte keegi, vaid nagu need sageduse muutusi nagu need, kes on ärganud, teadlikud ja teinud teadliku valiku mitte olla kontrollisüsteemi all. Väga ebamugav seltskond. Keelake ära, trahvige, ma ütlen. Lõpuks suudavad need, kes tõstavad oma füüsilise keha sageduse kõrgemasse teadvusse, petta ja ületada neid, kes püüavad neid rohkematel tasanditel kontrollida. Rohkematel ei ole hea sõna, enamatel. Uued arusaamad, oskused ja kõrgemad dimensioonilised või dimensionaalsed, mõlemat moodi võid öelda, ühendused esitlevad end indiviididele, kes suudavad kohaneda. Kui sagedus jätkab plahvatamist, ei ole vaja, sest autor on pidanud vajalikuks jätta mõttepausi ja edasi minna pärast 3 punkti. Kui sagedus jätkab plahvatamist, me ühendame füüsika kõrgemate dimensioonide, tiheduse ja südametunnistusega ainsuses, tõmbame tee maha, südametunnistusega, mis on väljaspool neid, mis on planeedil kaua inimesi kontrollinud.
Sageduse suurenemine aitab ka inimestel ärgata. Siiski väikese tähega. Arusaadav on, et ka paljud eesti keeles kirjutavad vaimsed teejuhid tahavad eriti tähtsa sõna kirjutada eriti suurelt. Saate aru, see on nii oluline. Aga kirjutame väikese tähega. Suure tähega püüdis autor Laureano anda meile mõista, et tegemist ei ole mitte hommikul voodis ärkamisega, vaid sellega, kui sa tuled päriselt ärkvele, teadvele, mindfulnessi, tõused. See artikkel on mõeldud aitama leevendada hirmu muutuste ees. Ja nüüd on toimuvate muutuste ees täiesti ülearu. Me tõmbame selle sõna lause tagumise osa ülbelt maha, sest see on kordus. Leevendada hirmu muutuste ees. See ei ole mõeldud kedagi arsti juurde minemast, heidutamast. See ei ole mõeldud hirmutamaks, paneme nüüd siia hirmutamaks või heidutamaks kedagi arsti juurde minema ja see heidutamast tõmbame maha. See ei ole mõeldud hirmutamaks kedagi arsti juurde minemast, kui ikka valutab, mine arsti juurde küll. Samuti pole see täielik selgitus suuremast pildist, miks see toimub ja kuhu energialained sisse tulevad. Palun kasutage oma, nüüd mitte hinnangut, vaid kriitilist meelt, tahab ta öelda eesti keeles. Palun kasutage oma kriitilist meelt ja uurige, et sellest nähtusest rohkem aru saada. Ma siin teen seda iga päev, peab tunnistama, sest selle asemel, et lihtsalt leppida faktiga, et kogu aeg on imelik olla, on mõistlik uurida kriitilise meelega, mis toimus. Kui sul on kahtlusi, vähemalt aitab see meil mõista, et peame enda eest terviklikumalt hoolt kandma ja et saame oma vahel jagada teavet, mis aitab meil tunda, et me pole üksi või et meie sümptomid ei ole psühhosomaatilised. Me koristame ära sellest lausest teise korra sõna et. Seda pole lihtsalt üldse vaja, et me pole üksi või meie sümptomid ei ole psühhosomaatilised. Sel samal sa ei ole üksi. Põhjusel on erinevate haiguste ja sündroomide tugigrupid. Sel samal sa ei ole üksi. Põhjusel saab järjest rohkem kogemusnõustajaid litsentse. Ka perevägivalla ja nartsissismi ohvrite rehabiliteerimise tugirühmad on. Sa ei ole üksi, see on kole tähtis. Sest me võime küll teada ja väita kas või söögi alla ja söögi peale nagu mantrat, et kõik on kõigi ja kõigega siin planeedil ühenduses. Aga et sellest päriselt aru saada, on tuge vaja, inimene on kariloom. Paljud inimesed alustasid teadlikult, paneme olevikku, see on parem. See on siin ja praegu juhtuv tore asi. Alustavad teadlikult selle energeetilise sagedusega tööd juba aastaid tagasi. Teate, mis siia sobib üldsegi täisminevik? Paljud inimesed on alustanud. On alustanud, sest kui me ütleme lihtminevik alustasid, siis see on slaavi moodi väga õhuke minevik. Aga meil eesti keeles on ka täisminevik ja enneminevik. Niisiis on alustanud teadlikult juba aastaid tagasi ja on teatanud, mis on nende jaoks kõige paremini toiminud, et end paremini tunda. Aamen. Loomulikult Laureano on Kalvese
perekonna nimi algab suure C-ga ja seesugust saba eestlase arvuti teha ei oska. Ma annan nüüd Bulldogi preili delfiinile küll allergiarohtu, sest Germo juhtis tähelepanu, et juba varbad sügelevad, aga ma pean nentima, et tegelikult lugu selline, siis kui õhus on midagi, ükskõik kas see on mitte õietolm, vaid on tõesti mingi gammakiirgus, päikesepapah, Schumann paneb segast, siis sel juhul minu koer sügelebki rohkem kui tavaliselt. Ise ka ennast kontrollid, sa ei hakka ennast igalt poolt kogu aeg kratsima, et õudselt tahaks kuidagi transformeeruda või midagi shiftiks natuke. Koerale tablett ja sulle meelerahu.